Ehk siis esiteks tere kõik ja ma loodan, et mind on kuulda ja et mind on näha ja võib-olla ma siis ka siis loodame hiljem, et ma saan ka näidata oma slaide. Aga igal juhul tahan teile öelda kõigile tere ja et palun vabandust, et me natukene hilinesime. Tehnilisi probleeme oli meil, nagu ikka, nagu alati on. Ja et siis proovime siis selle infotunni paika saada. Et hetkel ma prooviks ka teha niimoodi, et kui teil on küsimusi, siis esialgu võiks tekitada sellise olukorra, kus nende küsimuste peale saaks ka kõigepealt siia chatti panna. Ja et kui meil nagu on paar asja, mida me tahame teile kõigepealt rääkida, ja siis pärast seda me saame kahtlemata võtta küsimusi ja nagu lihtsalt adresseerida neid küsimusi otse ka. Aga et tegelikult jah, meie nagu tänane see infotunni eesmärk ongi siis see, et me saaksime natuke teile nagu rohkem rääkida mingisugustest muudatustest, mis me oleme selle küberinnovatsiooniga, selle toetusega nagu teinud. Ja et siis pärast seda nagu mina teen nagu kõigepealt väikese ülevaate nendest muudatustest ja siis Marge räägib natukene detailsemalt sellest, et kuidas on nende taotlemistega, et mida tähelepanu veel. Ja ma loodan, et on näha ka minu slaidi. Tegelikult slaided ongi väga vähe ja et me saame seda kahtlemata jagada, aga et tegemist on nagu informatsiooniga, mis on siis tegelikult olemas kõikidele ka läbi erinevate siis dokumentide, mis on toetuse andmise tingimuse korral. Tuletan meelde, et kogu see innovatsioonitoetus küberettevõtetele on siis meil üks algatus, et mida me koostöös siis ettevõtluse innovatsiooni sihtasutusega alates selle aasta jaanuarist oleme pakkumas. Ehk siis eelkõige on eesmärgiks on see, et toetame siis ettevõtteid, kes sooviksid teha tootearendust koostöös mingisuguse teadusasutusega. Toetuse suurus on 60 kuni 100 000 eurot ja et fookusvaldkonnad on siis küll siin välja toodud, automatiseerimine ja tehisintellekt, eks ju, kvantarvutikindlus ja kosmosetehnoloogiad. Aga kogu selle asja loogika on siis see, et kui teil on juba ettevõte või mingisugune teenus, mis tegeleb just nimelt küberturvalisusega, ehk siis küberturvalisuse teenus, mida teie pakute ja teil on olemas huvi seda teenust arendada ja et siis, kui te leiate endale ühe partneri mõnest teadusega tegelevast asutusest, Eesti mõistes tähendab see siis positiivselt evalveeritud teadusasutust, mille hulgas on nii ülikoolid kui ka mõned ettevõtted, kes on siis teadusagentuuri koduleheküljel välja toodud kui positiivselt evalveeritud teadusasutused. Aga siin on ka nagu väljapool Eestit võimalik Euroopa Liidust leida endale siis partner, kes võiks olla siis nende tingimus on see, et nad on nagu osalenud Horizon Europe projektides partnerina varem, et nende juurde on ka võimalik minna siis tellima mingisugust tootearenduse või teadustöö lahendust selle jaoks, et teie teenuseid arendada. Hetkel on meie tingimustel ikkagi jätkuvalt see kindel tunnetus, et teadusarenduse asutusele minev summa sellest kogu projektist on vähemasti 40% projekti kogu kulust, mida me siis vaatame, ja see on just nimelt selle tõttu, et meie kogu eesmärk ongi see, et oleks koostöö eraettevõtte ja teadusasutuse vahel. Hetkel on siis meil pandud ka taotlemise tähtaeg väga pikk, ehk siis 15. detsember. Muidugi, ütleme ausalt, kui peaks nagu vahepeal tulema taotlusi niimoodi, et meil saavad vahendid otsa, et siis me peame tegema otsuseid selles osas, et millal me selle kinni paneme.
Küll aga võin praegu täiesti rahulikult öelda, et vahendeid on olemas, nii-öelda meil on mõned toetused või mõned taotlused juba sees, mida me siis nagu hindame ja et millele me nii-öelda suuname teatud osa sellest eelarvest, aga enamik sellest 1,5 miljonist eurost, mis me oleme siia peale nagu planeerinud, on täiesti veel vaba ja et sellesse suunda on võimalik siis teil kõikidel veel nagu taotlemist tulla. Nüüd, miks me selle infotunni tegime, on selle tõttu, et me oleme siin viimase 2 kuu jooksul arutanud siis nii ITL-iga kui üksikute ettevõtjatega eraldi. Ehk siis, et on olemas mõned nii-öelda küsimused, miks, et kas on võimalik teha midagi paindlikumaks, midagi paremaks ja kuidas nagu asju arendada. Me oleme siis muutnud põhimõtteliselt 3 asja. Et üks on siis see, et varem me planeerisime seda asja niimoodi, et üks ettevõte oleks saanud toetusprotsenti, 50%, 60% või 70%, vastavalt siis sellele, et kas teie ettevõte on keskmine, suur või väike. Nüüd nähes ja kuuldes seda, et kui palju on ettevõtetel huvi selle meetme vastu, et mida nad justkui, mis palju nad rahast saavad, siis me otsustasime, et me tõstame selle toetusprotsendi 70%-le, olenemata ettevõtte suurusest. Ja see on siis see loogika, et kui teil on projekt, millel on näiteks tööjõukulud teil endal või et kui palju te olete ise planeerinud oma investeeringut teha, et siis meie huvi on siis 70% sellest projektist kinni maksta, aga ma tuletan meelde, et jätkuvalt, nii-öelda kui me vaatame tervet seda suurt projekti nagu potti, et siis 40% sellest kogu projektist peaks minema siis selle peale, et teie tellite mingisugust teenust, mingisugust tootearenduse tegevust siis kolmandalt osapoolelt, ehk siis mitte iseendalt seest. Nüüd, teine asi, mis me muutsime, on siis see, et kuna paljudel ettevõtetel on jätkuvalt ikkagi see vähese tähtsusega abi, riigi abi toetusprotsent või see toetus on täis, siis tuli meile küsimusi, et kas on võimalik ka mingisuguseid teisi riigiabi lahendusi siin nagu kasutada. Ja seetõttu me otsustasime, et me teeme selle ühtepidi küll paindlikumaks selle tõttu, et lisame ka grupierandi määruse siis artikkel 25 alusel. See ei pruugi olla väga kasulik kõikidele osapooltele, et kas on, me näeme siin ka need protsendid on siin nagu välja toodud, et suurel ettevõttele 25%, keskmisele 35% ja 45% siis väikeettevõttele. Võrreldes 70%-ga, see on ikkagi oluliselt väiksem protsendi summa. Küll aga oleme siin nagu ausad üksteisega, et kui teil on juba oma ettevõttes plaan ja soov teha koostööd mingisuguse teadusasutusega, et siis ka veerandi, kolmandiku või peaaegu poole sellest nii-öelda toetusena saamine võiks olla atraktiivne ka nendele, kellel on VTA tegelikult täis. Ja et lihtsalt see oleks nagu nii-öelda mingil määral rohkem paindlik teie jaoks ka. Ja kolmas muudatus, mille me tegime, mida me tahtsime lihtsalt tegelikult ka nagu teha natukene selgemaks, oli siis see, et me tahaksimegi tähelepanu pöörata sellisele teemale ka nagu tööstusdoktorantuur ja tööstusdoktorantuuri kulu, see on siis, see lähtub erinevatest, erinevatel ülikoolidel on erinevad hinnakirjad, ütleme siis niimoodi, et kui teie töötaja on otsustanud minna siis tööstusdoktorantuuri, et siin on nagu võimalik see, et teie ettevõte sõlmib lepingu siis ülikooliga, oletame siis tõesti, et mõni Tartu Ülikool, TalTech, Tallinna Ülikool või kes iganes teil seda doktorantuuri siis pakub ja et see kulu
võib olla ka nagu osa sellest partneri kuludesse 40% projekti kogu maksumusest. Arvestades seda, et meie innovatsioonitoetus on mõeldud suhteliselt, seda on võimalik lükata suhteliselt pikaajaliseks, siis doktorantuur tavapäraselt kestab umbes 4 aastat, eks ju, aga et sellest 2 aastat oleks võimalik seda tööstusdoktorantuuri tükki nii-öelda sellest konkreetsest toetusmeetmest nagu kasutada, et see võiks olla ka nagu üks asi, mis on nagu selgem, et siis see ei ole teenus, mida te ostate justkui teadusteenusena või arendusteenusena sellelt ülikoolilt või teadusasutuselt, vaid et teie enda töötaja, kes tööstusdoktorantuuris teie tegevusega, teie tootega, teenusega nagu tegeleb, sest see on tööstusdoktorantuuri mõte põhimõtteliselt, et siis selle oleks võimalik lisada siis ka partneri kulude alla selle 40% sisse. Need on hetkel need 3 toetuse muutmise plaani. Meie huvi on see, et me saaksime seda teha järjest paindlikumaks, samal ajal aga hoides seda eesmärki, et tegemist oleks toetusega, millega me innustame ettevõtete ja teadusasutuste omavahelist koostööd. Et mulle tundub, et see võiks olla mingisugune asi, mis võiks olla nii-öelda variant teile ka kuidagi leida endale niimoodi ka partner. Ja ma tahan siia juurde lihtsalt öelda ka veel seda, et me oleme juba hetkel sel kevadel korraldanud ühe väikese nagu tutvumisreisi ka Soome küberasutuste ja nagu teadusasutuste juurde. Ja et see tegelikult tähendab seda, et kui teil on oma ettevõtte mõistes huvi, aga te ei tea veel, kelle poole pöörduda, siis meil RIAs on tegelikult olemas suhteliselt lai kontaktide võrgustik ja suhteliselt hea teadmus sellest, kes mingisuguses riigis millega tegeleb, räägime siis krüptograafiast kuni mingisuguste tööriistadeni. Kõikide nende tükkide osas nagu on võimalik tulla ja küsida meie käest nõu ja me hea meelega kasutame ära kõiki neid võimalusi, mida me saame selle jaoks, et toetada teie ettevõtte plaani, et hakata seda innovatsioonitoetust kasutama ja leidma endale nii-öelda head partnerid. Aga ma praegu sellega lõpetaksin ja annaksin hetkel Margele siis sõna, et kes selgitab natukene rohkem seda detailselt veel seda protsessi. Ütleks ka seda, et meie EISi poolt osaleb Erki Varvola, kes on Tai toote omanik, kes on samuti selle projekti nii sisu kui tehnilise poolega kursis. Et kui on küsimusi, võib ka chatti panna julgelt küsimused kohe, et Erki saab nendele ka jooksvalt vastata. Ja meie poolt osaleb ka veel Liina Laukus, kes tegeleb ka taotluste menetlemisega. Et kes saab taotleda, et milline ettevõte kvalifitseerub? Et see, mida nüüd mina räägin, see puudutab ennekõike seda, mis ei ole muutunud, et kes osales jaanuarikuu infotunnis, siis nende jaoks siit väga uut infot ei tule, et käin üle uuesti siis põhiliselt, et korratingimused. Et kas teie ettevõte kvalifitseerub, siis saate kontrollida esmalt, et kas ta on ikkagi Eestis registreeritud ettevõte, kelle äritegevus on seotud küberturvalisusalaste toodete või teenustega. Lisaks on oluline, et ettevõtte MTAK peab olema ka jaos. See on siis suunatud programmeerimisele sellistele IT-lahendustele. Numbrid algavad siis 61, 62, 63, et äriregistris on see olemas ja selle järgi me kontrollime, et kas teie ettevõtte MTAK on korraga vastavuses. Kolmas aspekt, mis nagu ettevõtete puhul kindlasti peab olema täidetud, et taotleja ja temaga seotud ettevõtted peavad olema registreeritud Euroopa Liidus või Euroopa majanduspiirkonnas. Samamoodi projekti tegevused tuleb ellu viia siis nendes sobivates piirkondades. Ja taotlusvormil me küsime ka osanike või aktsionäride andmeid.
toetus on siis suunatud projektidele, mille kaudu viiakse ellu siis innovatsiooni ja arendustegevust. Et kui ettevõttel on tekkinud uus innovaatiline turupotentsiaaliga toode, et teil on plaanis luua uut küberturbelahendust, siis et oma ideega edasi liikuda siin toetuse raames, siis peaksite ka vaatama, kas teie idee ja toode haakub mõne nendest 4 valdkonnaga. Siin siis jah, tuleks vaadata, et ei rahastata mitte üksnes lihtsalt IT-arendust, vaid peaks olema tegemist siis teaduspõhise innovatsiooniprojektiga, mis on tehtud koostöös teadusasutusega. Ja sobivaks partneriks on Eestis positiivselt evalveeritud teadus- või arendusasutus. Need lingid on mul siin aktiivsed, et kui siia klikkate, siis saategi ülevaate Eesti asutustest ja Euroopa Liidu või Euroopa majanduspiirkonna asutuste kohta saate infot siis Cordise infobaasist. See link on mul ka siin aktiivne, et saate sealt otsida. Viimase muudatusega on siis lisatud see tööstusdoktorantuuri saatmise võimalus ja nagu Lauri juba mainis, et ka see läheb 40% hulka. Et kui see tööstusdoktorantuuri keskseks ideeks on siis luua ettevõttes töötavale teadlasele või arendajale ülikoolis koht doktoriõppeks. Aga siin tuleb siis jälgida, et see, mida siis teie ettevõtte töötaja sinna teadusasutuse tegema läheb, et ta peaks olema ikkagi otseselt seotud selle projektiga loodava küberturvalise toote või töötamise jaoks vajaliku teadus- ja arendustööga, uuringutega. Partneri poolt me ootame taotluse juurde hinnapakkumist koos tegevuste lühikirjeldusega, et mis siis see roll on, kuidas partner panustab selle projekti elluviimisse tootearendusse. On olnud ka küsimusi, et kui sõlmida koostööleping, et kuidas selle koostöölepingu tingimustega meie vaates on, et iseenesest taotlusele me ootame juurde ainult hinnapakkumist, aga on nagu jah elementaarne, et teil on ka omavaheline koostööleping, siis koostööleping peaks kajastama kõike seda, mida te koos plaanite projektis teha, kuidas on rollide jaotus. Samas see koostööleping, kui see nüüd sõlmitakse enne taotluse esitamist, siis seal peaks olema selline klausel juures, et see ikkagi projektiga võetakse kohustusi või projekti hakata ellu viima peale seda, kui taotlus on esile esitatud või siis, kui projekti alguskuupäev on hilisem, kui taotluse esitamise kuupäev, siis sellest projekti alguse kuupäevast alates saab võtta nagu kohustusi, et jah, et me üheskoos hakkame seda projekti ellu viima. Ja partneri tüüpilised rollid on siis sellised, nagu nad arendusprojektide puhul ikka on, et partneri poolt võiks tulla siis teaduslik kompetents, mis ettevõttes endas kas on puudu, mingid algoritmide, AI-mudelite, krüptolahenduste loomised, ka erinevad uuringud, mida ülikoolil on oma võrgustiku kaudu hea ja kergem teha. Ka toetatavadele tegevustele on ette antud, mis on abikõlblik, mis mitte. Et 3 põhilist tegevust on need, mida me siia siis ootame, et kontseptsiooni tõendamine või prototüübi valmistamine, testimine, samuti tehnoloogiliste komponentide arendus, testimine, demonstreerimine ning toote katsetus ja tööstusliku eksperimendi korraldamine või teostatavusuuring läbiviimine. Et kõik need tegevused on siis sobivad nii taotlejale kui partnerile. Et kuidas see jaotub, on teie enda omavaheline kokkulepe. Lisaks nendele 3 on siis täiendavalt abikõlblikud toetavad tegevused. Et akrediteerimine, sertifitseerimine, vastavushindamine, metroloogiateenus, erinevad patendiga seotud kulutused, toote teenusarendus ja tehnoloogialane nõustamine, doktorandi või doktorikraadiga isiku palkamine projektis plaanitud tegevuste elluviimiseks ja täiendavalt uue tegevusena on siis tööstusdoktorantuur. Milliseid kulusid saab projektis teha? Et üldine põhimõte on siis see, et abikõlblikud kulud on need, mis on projekti jaoks põhjendatud ja vajalikud ja tehtud siis abikõlblikkuse perioodi jooksul, et kui te olete mingi tegevuse lõiguga alustanud juba enne taotluse esitamist, siis neid kulusid siia projekti lisada ei saa. Et abikõlblikud on siis projekti meeskonna liikmete töötasud ja nendega kaasnevad maksud,
samuti siis lähetuskulud nii toetuse saaja kui partneri poole pealt. Sinna alla lähevad siis erinevad transporti- ja majutuskulud, reisikindlustuskulud. Kui projektis on vaja viia või teha reaalselt mingit tootekatsetust, siis on kulud abaterjaidel tarvikutele, aga nad ei tohi olla siis materiaalne vara, et nad on tõesti nagu ainult katsetuse jaoks, et sellised kulud on abikõlblikud. Turutingimustel ostetud uuringud, analüüsid, tehnilised teadmised, tarkvara litsentsid on abikõlblikud, samuti siis nõustamisteenused, ekspertiisitasud ja muud sellised samaväärsed kulud, et tõesti selle loetel ei ole lõplik, et kui te näete, et teie projekti jaoks on see vajalik, siis saab selle projekti eelarvesse kirjutada. Ja doktorandi ja tööstusdoktoratuuri saatmisega seotud kulud on siis samuti abikõlblikud, nende töötasud. Toetusummadest ka nüüd Lauri juba rääkis, et siin on meil selline üldine slaid, siis et VTA puhul on 70% abikõlblik ja grupierand ehk riigiabi artikkel 25 kasutamisel sõltub osakaal siis ettevõtte suurusest. Siin toob võib-olla juurde välja ka selle, et kui te nüüd olete oma projekti idee kokku pannud, partneriga läbi rääkida, teil on tekkinud selline eelarve, et te võiksite läbi mõelda ka projekti finantsplaani. Et siin siis peaks arvestama, et ettemaksu ei saa, et tegevused peavad olema ellu viidud ja toetus makstakse siis välja tegelikult ellu viidud teenuste kohta osutatud arvete ja makstud kulude põhjal. Aruandlus on 4–6 kuu järel, et siin võiks siis olla niimoodi, et kui lõpuks valmis üks toode, mille te siis paikate müüki lõpuks, aga et enne seda te saaksite kuidagi nagu milestone'idena või etappidena ikkagi toetust saada ka varem kätte, mitte ainult lõpparuande raames, et siis võiks olla, et igal etapil on mingi konkreetne väljund, et kui te selle olete saavutanud, siis selle põhjal saame me toetust välja maksta kenasti ka vahearuannete raames. Et finantsjuhtimist tasuks nagu põhjalikumalt kaaluda, eriti kui on tegemist ettevõtetega, kellel võib-olla ei ole ka nii suurt nagu tagavara tekkinud või laenuvõimekust. Kui tegemist on vähese tähtsuse abiga, siis sellele on kehtestatud piir 3 aasta jooksul ei tohi ettevõte olla saanud abi üle 300 000 euro. Ja üheks ettevõtteks loetakse kõiki seotud ettevõtted, kui tegemist on kontserniga või on enamusosalusega seotud ettevõtted, siis nendele antud VTA-d lähevad ka arvesse. Ja VTA jääki saab kontrollida Rahandusministeeriumi lehelt. Projekti elluviimise ajaks on 24 kuud ja abikõlblik aeg hakkab siis jooksma kas taotluse esitamise kuupäevast või kui olete taotluses märkinud hilisema kuupäeva, siis sellest. Aga kõik projektid peavad olema lõpetatud hiljemalt 31. jaanuariks 2029. Nii et projekti tegevused peavad olema ellu viidud abikõlblikul perioodil. Ja siin veel korraga siis väike märge, et kohustusi ei tohi võtta enne projekti alguskuupäeva. See on see, mida ma rääkisin ka partneri koostöö lepingu sõlmimise juures. Taotluse esitamine on juba avatud jaanuarist ja saab esitada taotlusi kuni siis 15. detsembrini kuni kell 16:00. Miks meil see kellaajaliselt on ära piiratud, et tihtipeale on niimoodi, kui projekti hakkate esitama ja on nüüd see viimane kellaaeg ja teil tekib küsimusi või mingeid tõrkeid, siis te saate kenasti meile veel helistada ja me saame aidata üle sellest kitsaskohast, et saate tähtaegselt ära esitada. Eelarve maht on 1,5 miljonit, käesolevaks hetkeks on üks taotlus rahastamise otsuse saanud, nii et maht on natuke väiksem praeguseks ja taotluses on meil ka paar taotlust. Taotlus täidetakse ja ehitatakse struktuurifondi veetoetuskeskkonnas, et ma püüan seda teile näidata ka otse, et login sinna sisse, aga enne kui ma selle e-toetuskeskkonna avan, räägid ka taotluse lisadokumentidest, et põhiinfot tuleb ikkagi lisadokumentide kaudu, et enne kui te nagu taotlusvormi hakkate täitma, te peaksite siis võib-olla need lisadokumendi üle vaatama ja ära täitma. Et oluline dokument on projektiplaan. Me oleme küll püüdnud
hoida taotlemise võimalikult lihtsa ja bürokraatia vaba, et taotlusvorm on suhteliselt lakooniline, lihtne, et põhiinfo tuleb projekti plaanist, kus te siis peategi üle andma oma probleemi püstitustest. Seal me küsime näiteks ka müügitulu prognoose, et kuidas teil on selle müügiga planeeritud, riskianalüüsid, finantseerimiskavad, et seal tulebki nagu selgitada ka seda, et kus teil oma finantseering on plaanis leida ja nii edasi. Projekti plaanis on ka kirjas väiksed juhised, mida kuskil kirjutama peaks, et kindlasti soovitan ka nendele juhistele tähelepanu pöörata, et siis on teil see täitmine hõlpsam. Taotlusvormi me paluksime esitada eesti keeles, et meil on kogu e-toetuskeskkond nagu eesti keele peale ehk riigikeele peale üles ehitatud, aga lisadokumendid võivad olla inglise keeles. Et taotlusele tuleb lisada siis partneri hinnapakkumine, kulude kalkulatsioon koos tegevuste lühikirjeldusega. Ootame projekti meeskonna liikmete eluloo kirjeldusi, neid me ka hindame hindamiskriteeriumitega, et kas meeskonnal on ikkagi selline pädevus ja kompetents projekti edukalt ellu viia ja meeskonna moodustavad siis nii taotleja kui siis partner, et ka partneri poolseid eluloo kirjeldusi ootame. Kui projekti on kaasatud doktorant, siis tema kvalifikatsiooni tõendavat dokumendi koopiat palume esitada. Tuleb esitada taotleja bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kvartali lõpuga. Ise me täiendavalt kontrollime juurde äriregistri andmetel teie viimast majandusaasta aruannet, et enne esitamist tasuks vaadata üle, et kas teil on siis seaduse järgi kätte jõudnud tähtajaks majandusaasta aruanne esitatud, et me jälgime ka seda tähtaega. Et enne esitamist siis palun vaadake üle see. Samuti kontrollime maksuvõlga või et kui on maksuvõlg tekkinud, et kas see on siis ajatatud ja kas maksed on graafikus. Et kui need ei ole, siis on tegelikult taotleja mitte vastav kvalifitseerunud, et kindlasti soovitan tähelepanu selle pöörata. Kui esinduslik õiguslik isik tegutseb volituse alusel, siis ootame volikirja. Ja kui on tegemist kontserni ettevõttega, siis Eesti kontserni puhul ei ole vaja esitada kontserni skeemi, sest need andmed me saame taas ise äriregistrist kätte. Aga kui on kaasatud välismaa ettevõtteid, siis seda infot meil ei ole endal, et siis tuleb täita kontserni liikmete skeem. Ja kõik need vormid on olemas meil siis kodulehel, kübertoetuse veebilehel, projekti etappide all on selline projekti ettevalmistamise plokk ja siin on siis olemas need vormid. Et kui te olete e-toetuskeskkonda sisse loginud, siis on teil on rahastatud projektide plokk ja on taotluste plokk. Et esmalt peaksite vajutama alusta uut taotlust ja taotlusvooru valite, et hakkate kirjutama näiteks küber ja siis ta annab siit juba välja selle õige taotlusvooru. Projekti nime peate lisama kohe taotluse sisestamisel. Projekti nime saab ka hiljem muuta, nii et kui kohe head mõtet ei tule, siis võib selle lihtsalt kirjutada mingi näidisprojekti ja pärast saate seda siis muuta. Ma praegu katkestan, sest et minul on see juba tehtud siia testprojekt. Taotleja nime, siit on alguses teil kõik tühi, aga kui te taotleja nime kirjutate, siis ülejäänud osa tuleb kõik automaatselt äriregistri andmetelt. Kui soovite midagi muuta, siis on siin paremas nurgas on avaandmed muutmiseks, siis tekib võimalus muuta seda taotlust. Ja siin näitaks seda, et meil on kõikidel vormidel on juures sellised küsimärgid, et kus te saate lugeda, mida me täpsemalt siin kuskil lahtris ootame. Need, kus on punased tärnikesed, need on kohustuslikud lahtrid, need peavad kindlasti olema täidetud, muidu teil ei avane võimalust järgmist taotlusvormi lehte täita. Et taotlusvorm koostab meil siis põhimõtteliselt 6 lehest teie jaoks, isegi 5, sest 7, 8 ja ka 4 on meie poolt täidetud. Nii et esimene plokk on siis taotleja leht. Et näiteks kontserni liikmete skeemil ei ole tärnikest, et kui see teie kohta ei kehti, siis seda lisama täitma ei pea. Et jääb tühjaks, ei takista teil edasi salvestamist.
Juhiksin tähelepanu sellele, et siin on 2 salvestamisvarianti, üks on salvesta mustand ja teine on salvesta jätka. Et kui näiteks vajutate, mul on näiteks üks kohustus lahter täitmata ja vajutate salvesta jätka, siis tekib veateade, et ta näitab ära, milline lahter on täitmata. Kui see ära täita, siis saab edasi minna. Aga soovitan vahepeal vajutada salvesta ja mustandi peale, et sellisel juhul salvestab ka siis, kui teil on mingisugune lahter täitmata. Meil on see e-toetuskeskkond on suhteliselt vähe aktiivne ja automaatset salvestamist ei toimu. Et kui tuleb teilt mingi pikem telefonikõne, siis teil võib muidu see tehtud töö kaotsi minna, sest kui ta siis välja teid logib, siis läheb info kaotsi. Et salvesta mustand, see täidab, salvestab kõik ära, ka siis, kui midagi puudu ja salvesta jätka, et kui saate edasi liikuda järgmise lehe peale. Ja siin on projekti alguse lõppu vaja sihestada. Projekti nimi tekkis siis juba automaatselt, mis te varem olete kirjutanud. Ja kui teil on käesoleva projektiga seotud taotlusi, siis peaksite siia valima jahi. Ja sellisel juhul tekib selline tabel, kus me ootame seda infot seotud projekti kohta. Kui ei ole, märgite ei, seda tabelit ei teki, salvestaja jätka ja saate edasi minna. Sisulehel te peaksite valima, siin on selline koht, kus on vaja teil linnuke teha, et tekiks küberinnovatsioon, et see on nagu õige valdkond, et siia midagi juurde ise lisama ei pea. Samuti tekib automaatselt väljund, mis on siis seotud küberinnovatsiooniga. Siin on ka variant lisa uus väljund. Seda kindlasti mitte teha, et sellel projektil on üks väljund ja see on siin meil eelseadistatud. Abiinfo all on ka selle kohta kirjas, et täiendavaid väljundid ei ole vaja lisada. Tegelikult lausa ei tohiks lisada. Ja siis ootamegi edasi projekti kirjelduse poole täitmist, et projekti eesmärk ja tulemused. Jällegi abiinfo alt saab vaadata, mida me siia ootame. Projekti valdkond tuleks teil valida, millise tegevuse valdkonnaga on tegemist ja projekti partner kirjutada siia. Projekti plaani peaks lisama, see on kohustuslik dokument, see nagu eeldabki, et teil tegelikult enne on need lisadokumendid ette valmistatud, kui te hakkate taotlust täitma. Et taotluse täitmine läheb tegelikult ruttu, kui teie tööd on tehtud. Siis CV-d tuleks lisada, kohustuslikud dokumendid. Kui on kaasatud siis doktorant, tuleks siis siia lisada ka tema tõendav dokument, et see ei ole kohustuslikuks märgitud, et seda peate nüüd ise jälgima, et kui on kaasatud, peate lisama, kui ei ole, siis jääb tühjaks. Taotleja hinnapakkumine. Nii, salvestaja jätka. Näitajate pool, selle täidab nüüd rakendusüksus, et siin peate lihtsalt salvestaja jätka vajutama, et edasi liikuda. Ja tegevuste pool on natuke see, millele ma nüüd tahtsin tähelepanu pöörata, mis võib tunduda veidi keerulisem. Siin on need lisategevus, vajutate sellele. Ja siin on meil eelseadistatud tegevused, et jällegi, et siin on võimalus ka tegevus ise juurde lisada, aga seda teha ei tohiks, sest et siin on meil need tegevused seotud riigiabi registriga, et VTA puhul on need ära seadistatud niimoodi, me saame need andmed kohe VTA registris ära broneerida. See nimekiri on nüüd päris pikk, kuna siit tuleb nüüd valida, kas tegemist on näiteks vähese tähtsuse abiga, tegemist kuludega või riigiabi grupierandi artikkel 25 kuludega. Kui te soovite kasutusele võtta mõlemat, siis ma juhin tähelepanu, et protsendi mõttes te võitu ei saa. Sest et kui teil on juba grupierand kasutuses, siis ka vähese tähtsuse abile, kus tegelikult on kõikidele sõltumata ettevõtte suurusest praegu 70% ette nähtud, siis kui on kasutuses ka riigiabi artikkel 25, siis see sama toetuse määr rakendub ka vähese tähtsuse abi puhul. Nii et ikkagi lähtuge kas ainult grupierand või ainult vähese tähtsusega abi. Järjekord on siin natukene sassis, sest kuna nüüd on täiendavalt juurde tulnud tööstusdoktorantuur, siis need on siin 2 tükki kõige lõpus. Et vaadake rahulikult see nimekiri läbi, millised teie eelarvelised kulud on ja valite siis ainult need, mis teile kohalduvad. Näiteks vähese tähtsuse abi, personalikulud, taotleja personalikulud valisin ma praegu. Siis siin lehel tuleb märkida ka veel alguskuupäev
ja ka näiteks lõpukuupäev. Siin toimub automaatne kontroll, et üle 24 kuu ei lasegi siin valida ja tegevuse täpsustus siis peaks kirjutama, et mis see tegevus on, mida te soovite teha. Nii, aruandlusperiood on 4, 5, 6 kuud, et siin saate valida, millise intervalliga soovite. Kuid kuna projektid ei ole tihtipeale täpselt kas 8 kuud või 10 kuud või 12 kuud, siis saate siin ka vajadusel tuua erisusi, et näiteks, et üks kuu on 4 kuud, võib-olla järgmist aruannet tahate 5 kuu tagant. Sellepärast on siia jäetud ka selline selgituste lahter. Nüüd ta ei läinud läbi, sest ma ei pannud siia mingit märget. Nii salvestaja jätka. Eelarve vorm täitubki vastavalt sellele, mis tegevused te lisasite tegevuste lehel. Et kui nüüd on mingi tegevus on lisamata jäänud, siis tuleb tagasi tegevuste lehele minna, siin uuesti avaandmed muutmiseks võtta, siis saate lisada veel täiendava tegevuse. Partneri kulud, sest partneri kulud on jätavasti ka kohustuslikud, et see peaks tegelikult alati olema. Nii, nüüd on eelarves meil vähemalt siis 2 rida. Et eelarverea täpsustusse, kuna sellel toetusel me ei teinud eraldi eelarve vormi, me paluksime, et siin e-toetuskeskkonnas te toote rohkem välja, et mis personalikuludega siis tegemist on, et teil on projekti meeskond teada, kes on siin palgal, et siin eelarve täpsustuse all me paluksime siis selle info kirja panna. Ja partnerikulud, et kui siin varasemalt olekski pidanud siia taha tekkima 40%, kui kulud on sisestatud, siis nüüd lisaks partnerikuludele, kui on juurde märgitud näiteks ka siis tööstusdoktorantuuri kulu, et ka see läheb partnerikulud alla, et siis me vaatame need protsendid, liidame kokku. Et see on selline tehniline muudatus, mida varem ei olnud. Ja kui olete siia ära kirjutanud ja 30 000 näiteks. Toetuse määr peaks meil praegu tulema siis 70%, kuna meil on VTA, siis ülejäänud täituvad ise. Aga siia alla tegevuste järgi peaksite siis kirjutama ise näiteks siin 80 000 ja mis ta siis tuleb, 50 000. 130 000 tuleb kokku, salvestaja jätkab. Kuskilt on mul midagi puudu. Kogu maksumus on jäänud. Kogu maksumus sisaldab ka mitteabikõlblikke kulusid, et kui teil sisse ostetav teenus, mis sisaldab näiteks käibemaksu, siis siia võite panna mingisuguse, siin võib olla suurem summa. Salvestaja jätka. Nii, nüüd klappis. Ja siit edasi täidabki juba siis rakendusüksus ise. Teid puudutab nüüd esitamise lahter, et siin on kinnitused, mida te peate soovite läbi lugeda, need on need, millega te nõustute, mida te täidate ja ette tuleb panna linnukene. Ei teagi, miks te mul praegu üle linnukest jätte, järelikult on midagi puudu. Siin tuleb läbi teha ilmselt see salvestaja jätka ikkagi avaandmed muutmiseks. Salvestaja jätka, siis tekib ja see üles peab tekkima see linnuke. Kõik lehed teevad omavahelist kontrolli, nii ja ma loodan, et nüüd tekib see linnukese tegemise kohta täpselt nii. Et allkirjasta ja esita taotlus. Ma teen praegu salvesta mustangi. Taotluse saab ette valmistada e-toetuses iga töötaja või inimene, kes on siis siia kontaktide alla lisatud. Esindusõigusliku isiku, kui te tahate, et ta tuleks ka allkirjastama ilma volituseta, et esitabki esindusõiguslik isik, siis peab ta olema kindlasti siia kontaktisikute lehele lisatud. Et siis on tal juurdepääs taotlusele ja ta saab esitada. Kui esitab mitte esindusõiguslik isik,
siis siia alla saate panna siis näiteks ka volituse. Äkki vaatame, kas on siin mõni küsimus, mida inimesed tahaksid ka nagu otse küsida. Et andke käega märku ja aga ma lihtsalt tahan öelda veel seda, et kõikide nende esitamiste ja nagu täitmiste puhul ka, et kui praegu jääb ikkagi midagi segaseks, eks ju, et teil on küll plaan, teil on mingisugused mõtted, teil on partnerid, teil on nagu ideed, aga et kuidas kõiki asju saaks nagu teha, et siis võtke meiega ühendust, meil on siin minu kolleeg Anni Aleksandrov on siis üks põhikontakt meie RIA poolt ja kahtlemata Marge aitab teil kindlasti navigeerida kogu seda asja ka. Aga vaatame, mis meil siin küsimusi on siin tekkinud. Et Hans küsib, et kas ettevõte, kes taotleb samal ajal näiteks starditoetust, on ka abikõlblik eelduselt projekti sisu ei kattu ja VTA lõhki ei lähe. Marge, see on vist küsimus teile. Ja saab küll taotleda, et siin ei ole piirangut, et ei või teisest kuskilt taotlusvoorust taotleda. Ja tegelikult ei ole meil ka ju siin küberturvalisuse innovatsioonitoetused piirangud, et taotlejal võiks olla ainult üks taotlus. Et kui on mitu äriideed, siis tegelikult võib tulla ka mitme taotlusega sisse. Täpselt nii on. Kas on veel küsimusi, kas keegi tahab veel keegi veel kirjutab, aga Marge, ole lihtsalt maini ka see ära, et kui ma saan õigesti aru, vabandust, Margus. Ja ma mõtlesin, et ma võib-olla küsin niisama, et kas tehisintellekti kontod ja tokenid on abikõlbulik? Mingi ChatGPT või mingid sellised asjad OpenAI või et litsentsid nagu on, aga kas see kuulub sinna alla? Ja nii palju, kui mina olen aru saanud, siis kuna me oleme nagu tekitanud selle võimalikult paindliku sellisel viisil, et kui see on teie projekti jaoks siis vajalik kulu, et siis see selles mõttes ei tekita mingisuguseid piiranguid sellele, et palju te tokeneid ostate selle eest või litsentse. Eks ju, et selles mõttes tuleb täpselt samamoodi eelarvestada ja vaadata, et mis on siis see nagu plaan sellega ja et minu arusaama järgi ei tohiks siin olla nagu probleem sellega. Ma tahtsin korra lihtsalt Marge küsida selle kohta, et see aruandlusperiood, mis seal oli nagu välja toodud ka, et 4, 5, 6 kuud, ehk siis nii palju, kui ma õigesti aru saan, et siis see on seotud ka nende väljamaksetega, eks ju, on ju? Ja aruandeid ja väljamakse me menetleme koos, et kõigepealt vaatame üle aruande ja aruanne on kinnitatud, siis maksame toetuse välja. Ja aruanne on siis selle mööduva etapi kohta, et ettemakseid ei saa, et mis eelmisel perioodil on tehtud, tasutud, nende kohta saame teha väljamakse. Siin vahepeal oli chatis veel üks küsimus teistes programmides kirjenditest lubatu kohta ja Erki vastas sinna juba ilusti ära, et on lubatud, kui tegevuskulud ei kattu. Ehk siis ka lihtsalt ütlen ära, et see konkreetne innovatsioonitoetus on rahastatud siis Euroopa Liidu ja Euroopa Küberkompetentsi Keskuse poolt, mis tähendab hulka erinevaid selliseid tingimusi kahtlemata, eks ju, veel, mis tuleks sealt sellest toetuse korrast läbi lugeda, aga et nende üks põhiteema on see, et ei oleks nagu topeltfinantseerimist, eriti siis nagu riigi poolsete rahadega, et kui on kirjas, et on vajalik oma osalus, siis see oma osalus peab olema oma osalus. Mitte niimoodi, et te saate oma osaluse ühest teisest programmist ja siis te seda oma osalust kasutate siit sellest programmist. Ehk siis, et topeltfinantseerimise välistamiseks on need asjad selgelt eristatud. Nii, kas siin on hetkel veel küsimusi? Kui ei ole, siis mina arvan, et tegelikult me hea meelega siis... Küsiks, ma tõstsin korraga käe püsti. Jah, muidugi. Aga võib-olla vist... Nüüd näen, muidugi, just. Selle sama tokenite kulude koha pealt praegust vaatasin kiirelt kulude abikõlbulikkuse tingimusi. Esiteks on palgad,
teiseks on lähetuskulud, kolmandaks materjalid, tarvikud, uuringud on neljandaks, nõustamisteenused. Ma ei näe, et oleks eraldi teenustasusid. Nõustamine on ka toote ja teenusarenduse tehnoloogia nõustamine, kulu on abikõlblik. Nõustamine küll, aga tokenid ei ole nõustamisteenus. Et see on siis pigem kuutasud erinevate teenuste kategooria all ja seda ma siin hetkel kulude abikõlbulikkuse poole pealt ei näe. Et kui varasem küsimus oli, et kas AI tokenid on abikõlbulikud, siis mina seda praegust selle materjali pealt välja ei loe. Et oleks selgust, ma arvan, et võib-olla oleks hea see ikkagi korra nagu läbi käia. Selge, võtame selle ette. Ehk siis nagu selgelt me oleme nagu, tokenid on jällegi üks nendest uutest teemadest, eks ju, et kuna nii-öelda ütleme mingi 3 aastat tagasi keegi ei oleks nagu küsinud umbes tokenite kohta nagu eraldi ja pannud neid kuskile kirja, eks ju, et siis see on nagu üks nendest nii-öelda normaalsetest nii-öelda teenustest, mida sa justkui ostad, eks ju, et keegi oleks küsinud, et kas, ma ei tea, pilveteenuse mingisugused asjad on nagu abikõlblikud, siis see on, kui see on osa sellest innovatsiooniprojektist, siis nii-öelda see oleks olnud üks nendest tükkidest. Me vaatame siis Marge ja Anniga korra üle selle, et kas me peaksime nagu eksplitsiitselt, ehk siis sõnasõnaliselt panema need asjad sinna nagu kirja. Aga et selgelt teeks praegu vähemasti sellise nagu kokkuleppe siin, et ärge palun laske ennast hetkel heidutada sellest, et kus kohas on nagu see nii-öelda sellisel viisil. Tehke oma plaanid ja et siis nii-öelda tulge ja konsulteerige meiega läbi, et kas või mis tükid on siin nagu nii-öelda abikõlblikud ja et selge on see, et nii-öelda need tokenid ei lähe sinna sellesse 40%-lisse nii-öelda teaduspartneri kulude alla sellisel viisil, küll võib-olla tema nii-öelda paneb ka enda kuludesse nii-öelda tokenite hulga. See võib olla nagu omaette küsimus, eks ju. Aga et see ei tohiks hetkel, ärge laske sellest ennast hetkel takistada, et kas need on seal või mitte. Ja et nii-öelda me vaatame omalt poolt ka üle selle. Aitäh. Mina paneksin hetkel siis sellele infotunnile sükse väikese siis punkti või siis ütleme semikooloni või mis iganes need nii-öelda õiged kirjavahemärgid on. Ja ütleks veel kord, et aitäh Eisile ja et aitäh Margele ja Erkile, et järjest nagu detailsemaks ja spetsiifilisemaks asi läheb. See innovatsioonitoetus on võrdlemisi lihtne toetus võrreldes ka paljude mingisuguste muude meetmetega ja meie oleme väga huvitatud RIA poolt, et me saaksime innustada teid, viia teid kokku võimalike partneritega ja et innustada kogu seda siis innovatsioonitegevust nii palju, kui me saame. Nii et kui teil tekib lisaküsimusi, et meil on huvi mingi asja vastu, aga me ei tea, kuidas edasi liikuda, siis jätkuvalt innustan teid, et tuleksite, võtaksite meiega ühendust ja et töötame selle kõik koos läbi, et hetkel ei ole siin ka nagu sellist, kuna see ei ole ka süke voor, kus te peate konkureerima üksteisega, siis kuniks muidugi nii-öelda seda meil meetmeid on, siis meil on nagu hea meel teiega koos töötada selle asja nimel. Igal juhul aitäh veel kord ja jõudu jaksu ja ootame igasuguseid taotlusi.